Igatahes mina endalt poolt arvan, et täna suurt publikut meile siia ei tule, aga me lindistame seda sessiooni ja see läheb hiljem üles siis meie Kastre noortekeskuste YouTube'i. Läheb või? Ja. Oota, väga hea, läheb üles, ma korra mõtlen. Raamatu plakati. Või ma toon bänneri. Bänneri, vot, jah. Visuaalne info ka, kes kuulda ei sobi, saab siis vaadata. Selle bänneri me tegime ka spetsis tänase ürituse jaoks. Vaatame. Tere. Tere, Kristella. No, Lauriin näitas ennast korra, aga siis kadus ära kohe. Tulevad järjest. Mu kaamera tegi midagi imelikku, ma proovin korra kohe uuesti. Jah, soovituslikult võite tõesti panna endale kaamerat sisse. See, kui te just ei kõnele, siis te video peale ei jää. Aga siis on lihtsalt seltsis segasem. Väga kena. Nii, aga ma siis teen väikse sissejuhatuse, et meil on selline lugu täna, et Maiko Johanson, meie motivatsioonikõneleja, kes pidi siis ürituse sisse juhatama, täna ta kahjuks siis osaleda ei saanud. Nii et ma siis olen saatejuhiks ise. Ja no eks ma siin hakkan natukene pusserdama ka kindlasti, aga see käib asja juurde. Ja võib-olla siis see paneb teid seal natukene paremini tundma, kui peate, et kellelgi natukene nihu läheb. Et mul on siis niisugune jutt siin ette kirjutatud, aga ma loodan, et ta siis ei ole kuidagi lihtsalt niisama nagu maha loetud. Et jah, aga me täname siis kõiki, kes täna on siia kohale tulnud. Ohutus enne kõike 112 üritusele, esinejatele ja osalistele. Nii, täna siis on meil siia tulnud Ruutu 10, kellega te juba kohtusite. Nemad on siis improteater ja nad siis teevad meile siia tõsiste teemade vahele ka nalja. Esimesena räägib meil täna Lõunahäirekeskuse juhataja Helmer Hallik. Teiseks Tõrvandi Päästeameti meeskonnavanem Marek Posti ja kolmandaks siis Tartumaa lõunaprefektuuri siis noorsoopolitseinik Annika Jukk ja siis kokku võtab meil selle ürituse jällegi Ruutu 10. Nii, aga ma siis ütleks ühe motivatsioonikõneleja poolt niisuguse tsitaadi. Tema nimi on Garrison Wynn ja ta on öelnud, et ohutuse võti on olla praeguses hetkes. Nii, mõtleme kõik. Et kui palju me tegelikult oleme kuulnud kedagi ütlemas, et et tead, ma ei mõtlenudki sellele, et tegin midagi ja siis hoopis mõtlesin millegile muule ja vopsti, äkki ta jalutaski vastu posti ja võib-olla kukkus ennast toimetuks. See statistikapõhine niisugune info, mis ma leidsin, on, et iga päev sureb tegelikult maailmas umbes 150 000 inimest. See on nagu väga-väga suur number, kuid õnneks sünnib meid ka juurde ning me ei hakka veel välja surema, et seda ohtu ei ole. Ja Eestis sureb siis ligi 50 inimest päevas, kuid ma arvan, et seda oleks võimalik vähendada, kui tagada inimese ohutus. Ohutus ei ole tegelikult miski, mida me peaksime jätma juhuse kätesse, kuna iga elu on ju oluline. See on nüüd küll arvamus, kuid on inimesi, kes suhtuvad ohutusse kui puuri või vangi, mis hoiab neid kuskil kinni ja võtaks neilt kui selle vaba valiku ära. Ma arvan, et väike riskianalüüs olukorrale ei ole sugugi paha tegu, sest siis oskad sa ju aimata, et mis võib valesti või halvasti minna ning sa võid siis nagu
võib öelda, et ette ennustada helgemat tulevikku. Ja ohutus on kindlasti selline asi, mis vajab austust ning võiks olla iga inimese üks eluväärtustest. Kui ma olen tunnistajaks olukorrale, millest minu enda jõud üle ei käi, siis kuidas ma peaksin selles olukorras käituma? Ma toon näiteks siin ühe enda juhtumi, mis oli ühe täiskasvanud noorega, et ma jätan selle hästi anonüümseks, et nimesid ja sugusid ja kindlaid vanuseid ei ütle. Aga ta saatis mulle pilte, kui tema oli rongirööbaste juures ja ta oli alkoholijoobes ning ta ütles, et tema siis võtab endalt elu. Et selles hetkes ma otsustasin, et mina ei ole see päästja, et kindlasti, et esiteks ma ei teadnudki, kus ta võis olla. Teiseks ma võtsin ette, et ma helistasingi 112 ja rääkisin antud juhtumist ning jagasin nendega kõik võimalikke infot, et nad jõuaksid asupaika, kus see noor siis oli. Ja nad pakkusitegi talle lõpuks siis psühholoogilist tuge ja rääkisid temaga ja kõik lõppes hästi, aga kes teab, kui mina oleks sinna läinud, et mina ju ei ole see inimene, kes on kuidagi spetsialiseerunud sellises olukorras toimima, et kes teab, võib-olla ma oleksin asja hoopis hullemaks ajanud. Aga et kui ma siis märkan ühte abivajajat, et kas olgu ta siis teadvusetu või mis iganes muus olukorras, et mis ma siis teen, kui vees on keegi, kui ma näen tulekahju ja mul ei ole tegelikult ju seda võimet seda olukorda siis hallata, et kus ma siis helistan või mis ma siis teen? Ma tegelikult juba ütlesin ette ära, aga siis ka küsimus, et mõtteks, et kas adrenaliini seisus on võimalik, et ma ülehindan enda võimeid. Et võib-olla ma sean ennast hoopis ohuolukorda. Neid olukordi on igasuguseid erinevaid olnud, kus on mul tekkinud see mõte, et mina sellega ei saa tegeleda, et ma võtan kellegi teisega ühendust ehk siis häirekeskusega. Aga kuidas siis valitakse kellele, kes siis nagu appi kuhugile tõttab? Et kuna siis läheb Päästeamet appi ja kuna läheb politsei appi ja kuna siis kiirabi. Kas Päästeametis tegelikult ka kasutatakse siis posti treppide asemel alla liikumiseks, või on see hoopis mingisugune müüt? Ühesõnaga, kui me oleme valinud telefonil 112 ning teavitanud ohuolukorrast, siis mis saab peale seda? Kas piisab sellest, et olen neile öelnud, mis on juhtunud või on vaja järgida teatud meetmeid, et info oleks piisavalt konkreetne? Kuhu teavitatakse meie teatest, kui kiirelt tegutsetakse? Ja ka politsei osas, et kui meil on juba tegelikult toimiv politsei, siis milleks on meil vaja noorsoopolitseid, et kas tema töö erineb sugugi tavalise politseiniku tööst? Igatahes õnneks on meil selline asutus, millega ühendust võtta, kui sina ei ole piisavalt tugev või võimekas teatud olukorras abi andma. Siis me helistame häirekeskusele ning selle teenistujad siis tegelevad selle olukorraga, kuna nemad on siis spetsialiseerunud ning läbinud väljaõppe ja nad oskavad siis arvestada asjaoludega, millega võib-olla tavainimene ei pruugi osata arvestada. Nii palju siis minu jutust ja pläkutamisest siin, et lähme siis hoopis meie esimese esineja juurde, kelleks on siis härra Helmer Hallik Lõuna häirekeskusest ja tema on siis juhataja seal. Nii et palun,